Tere tulemast vaatama saadet Elust ja poliitikast. Meil on saates Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna naispoliitikud Eva Helme, kes on Lääneranna volikogu liige, ja Helle-Moonika Helme, kes on Riigikogu liige, ja mina olen Evelin Poolamets, olen Riigikogu liige ja saatejuht. Täna me räägime paljudest väga põletavatest küsimustest, räägime Rail Balticust, räägime immigratsioonist ja räägime ka natukene tuulikutest, aga kõige teravam küsimus hetkel on, mis juhtus Eesti majandusvööndis, kui sinna sisenes Jaguar. Ja see teema on viimasel ajal Eesti avalikkuses palju kõneainet pakkunud, erinevad andmed rääginevad erinevaid lugusid. Täna proovisime ka infotunnis saada teada peaministrilt selgeid vastuseid, aga olukord läks veelgi segasemaks. Helle-Moonika Helme, millised need vastused olid ja kas me saime nüüd selgust, mis seal täpselt toimus? No selles mõttes need vastused olid juba, mis on nüüd mõned päevad mööda läinud, et need vastused olid Stratkomi poolt ilusti kenasti välja töötatud, et kui see kõik juhtus, siis lihtsalt ma mäletan, see oli õhtune aeg ja järsku hakkasid sotsiaalmeedias inimesed küsima, et kuulge, mis meil Läänemerel toimub, Vene hävitajad on väljas, mingid tanker, mingid kopterid, mingisugune mereväe operatsioon, et kas siis nagu algas sõda või mis nagu toimus, ja inimesed olid nagu väga ärevil ja siis kõige esimene info, mis hakkaski levima, siis oli kõigepealt oli üks video, kus on siis näha, kuidas siis Eesti kopter üritab nii-öelda dessanti saada sinna laevale. Siis olid need väiksed meie mereväe pähklikoored, meie mereväe laevastik, suure tankeri kõrval, nad võivad küll olla laevad, aga see suure tankeri kõrval nad nägid pisikesed ja pähklikooreksed välja ja ühesõnaga midagi seal toimub. Ja siis oli veel, tegelikult oli terve päev sellist tühja maad, kus mingit ametlikku infot ei olnud, et selge see, et siin Eesti poolel oli suur segadus, keegi oli selle käsu andnud ja nüüdseks siis tänaseks infotunniks olid nad ennast kogunud ja mingisugused siis sellised jutupunktid, mida peaminister Michal niimoodi kogu aeg natukene varieerides korrutas meile, aga mis siis nagu päriselt toimus, kõige nõrgem koht oli, mis lõpuks ikkagi ka nendes küsimuste ja vastuste voorus meil täna välja tuli, oli see, et me küsisime, et kes andis korralduse, selle vastuse me saime, peaminister ja kaitseminister taandasid ennast, täiesti avalikult taandasid ennast kogu protsessist, ütlesid, et nemad ei peagi kõike teadma, et siin see laevu käib nii palju ja siin on neid kontrollitud mingi 400, et üks ees või taga, et vabandust, mina muidugi küsin, et millal varem on olnud siis mindud nagu sinnani nende operatsioonidega, kontrollioperatsioonidega või kontrollisoovi operatsioonidega, et Vene hävitajad on välja tulnud ja teiselt poolt tõusid õhku juba ju ka Poolast NATO hävitajad. Et me olime tegelikult väga-väga lähedal millelegi, mille nime me isegi ei taha ju mainida, eks ju. Aga mis nagu välja tuli, oli see, et nende väitel on kõik kõige paremas korras, aga kui Varro küsis, ikkagi hakkas seda taga ajama, et me teame, et on olemas terminid territoriaalveed ja siis on olemas majandusvöönd, et ma mäletan, et kunagi, kui need merealasid seal jagati, eks ole, Soome, Eesti ja Venemaa peab lihtsalt sealt nagu läbi pääsema, eks ole, teist läbipääsu tal ei ole, et siis Eesti ja Soome nii-öelda seda majandusveedid või seda territoriaalvett ei pandud nagu kokku seal Läänemerel, et jäetigi see nii-öelda farvater läbi, kus siis Venemaa saab liikuda edasi-tagasi, mis on siis terminoloogiliselt oli niimoodi,
et sealt võivad siis toimuda, eks ole, ta on laevatatav ja ta on ka vaba õhk on vaba vesi ja vaba õhk, eks ju. Ja seal kehtib teatavasti rahvusvaheline õigus ja rahvusvaheline õigus, Nihal ütles meile, püüdis meile kogu aeg selgeks teha, et lõpuks ta jõudis sinna, et Riigikogu on ise süüdi, eks ole, et Riigikogu ju võttis vastu selle varilaevastiku seaduse, et ühesõnaga, et meil on siis õigus varilaev, nii-öelda neid laevu, mida me ütleme, et see on nagu Venemaa varilaevastik, kontrollida, et ega nad äkki meie neid merealuseid kaableid seal ei kuidagi ei terroriseeri, et neid juhtumeid on ka nagu olnud. Ja aga rahvusvaheline õigus on igal juhul ülim nii-öelda meie parlamendis vastu võetud seadustest ja nemad praegu väidavad, et selle seaduse alusel neil oligi õigus minna seal siis nii-öelda majandusvööndis, mis on see nii-öelda vaba farvater, minna sinna ja teostada kontrolli ja kõik, aga me tegelikult teame, et nad on rääkinud, igaüks räägib erinevat juttu. Et me teame, et nad tegelikult selle operatsiooni sisu oli see, et saada see tanker kontrollimiseks majandusvööndist meie territoriaalvetesse, eks ole, et siis oleks õigus olnud pardale minna, kõike seda teha, aga ta ei allunud korraldustele ja need pähklikoorekesed seal ümber üritasid ja siis helikopterilt üritati ka midagi, ei tulnud välja ja siis tulid Vene hävitajad ja siis meie omad lihtsalt lassid jalga sealt. Jumal tänatud, ma ei saa mõtlegi jumal tänatud, et lassid jalga sellepärast, et ega siis neid laipu ja seda ei oleks kellegi, siis sõda lahti olnud, eks ju. Aga mina küsin, et nüüd praegu üritatakse seda keerata niimoodi, et nii-öelda valitsus, Eesti valitsus ja kõik need tegelased, kes selle asja taga olid, selle operatsiooni taga, et nemad justkui hoidsid sõda ära sellega, et nad andsid käsu sealt ära tulla sellel hetkel, kui need Vene hävitajad tulid. Aga tegelikult me peaksime ikka küsima, et kus see nagu alguse sai ja kas meil oli üldse õigust ja mõtet seda operatsiooni minna tegema, sellepärast, et andke endale ikkagi aru, mida te teete ja kuhu see võib välja viia, see täiesti vastutustundetu ja täiesti sest see tanker oli tegelikult läbi tulnud väga paljude teiste riikide lähedalt, kes oleks võinud juba seda kõike teha, mida väike Eesti siis lõpuks läks tegema. Ja, et see Vene tankeri sisenemine Eesti majandusvööndisse toimus ju teisipäeval ja sellest saime me teada alles kolmapäeva õhtul Poola meedia vahendusel, et Eva, sa nägid neid videosid või ja lugesid neid uudiseid, et mida Poola meedia ka rääkis sel teemal, Ja, et see on minu arust ka päris häiriv, et siis meie saime selle teada siis nagu hoopis teise riigi meedia vahendusel ja et alles siis vist neljapäeva hommikul hakkas meie enda meedia sellest kirjutama ja ütleme niimoodi, et tänaseks päevaks on meie meedia ikkagi päris ka kriitiliselt ennast, eks ole, väljendanud, et see oli totaalne läbikukkumine ja et Eesti ikkagi häbistas ennast avalikult, aga mind veel häirib see, et peaminister tänasel infotunnis tahtis ikkagi näidata, et see operatsioon oli tühipaljas nagu dokumentide kontrollimine, aga sellega ei olnud ju ikkagi tegemist, kui tulevad ikkagi, eks ole, Vene siis hävitajad, 2 hävitajad sisenevad esiteks meie õhuruumi ja lähevad siis kogu seda operatsiooni ise kontrollima, aga sellest kogu aeg püüti nagu mööda vaadata ja küsimustele, et kes selliseks asjaks siis üleüldse käsu andis. Lõpuks peaminister ütles, et selle käsu sai siis, eks ole, Kaitseväe peastaabi ülem Kaitseväe juhataja nimel. Aga Rene Kokk tõi oma küsimuses selle peaministrile välja, et endine mereväe ülem on öelnud, et sellised otsused võetakse vastu kõrgemail poliitilisel tasemel. Ehk siis vastutajad on ikkagi kaitseminister ja peaminister. Vastuolulis jutus on täiesti ilmne. Jah, ja Kristen Michal justkui vihjas, et ta ei olnud kättesaadav. Ta ütles, et see on omajagu ka rutiinne kontroll, et neid kontrolle tehakse iga päev peaaegu, et teda ei olnud, et juhul kui ei ole kättesaadav, siis teeb vastava kontrolli siis mereväe ülem, aga nagu Monika ka juba viitas, et see laev juba tuli läbi suurriikide, seal Prantsusmaa ja Suurbritannia ja Kreeka ja Taani territoriaalvete ja ükski neist ei peatanud, ei soovinud kontrollida ja meie väike Eesti
siis otsustas, et tema nüüd hakkab Venemaad põlvili suruma ja mis on veelgi ohtlikum antud juhul, et kui me loeme meediat või loeme ka lugupeetud ajakirjanike arvamusi, siis Priit Hõbemägi on välja öelnud, et väga õige, et Eesti peabki näitama eeskuju. Monika, kuhu me jõuame selle eeskuju näitamisega, kui me mõtleme, et meil on nii agressiivne naaber ju kohe selja taga või üle jõe, ütleme nii? No ma nagu imestangi, et me oleme rahvana ja riigina, riiki meil nüüd ei ole väga palju siin olnud pika ajaloo vältel, päris sellist iseseisvat riiki või riiklust kui sellist. Aga me oleme rahvana ju tegelikult oma suure naabri Venemaal kannatanud ju aastasadu ja me teame, milleks nad on võimelised, me teame, kui agressiivsed on, me teame ja kogu aeg on ju olnud see retoorika, et ega siis Venemaa ei vajagi õigustust kallale tungimiseks, et kui tema tahab, siis tema tuleb ja ühesõnaga, et meie nagu peame selleks lihtsalt valmis olema, ja see valmisoleku jutt on ka veel selline, et me ei ole ju tegelikult siin iseseisvusaastate algusest, me ei ole ju kuigi palju teinud, et selleks valmistuda, nii-öelda iseseisvaks kaitsevõimeks. Ei ole meil siin just väga palju ressurssi ka eraldatud, et meil on kogu aeg, me oleme NATO-s, meil ei olegi vaja olnud, et see on nagu see kontseptsioon olnud, et teised tulevad ja siis kaitsevad meid, selleks meil ongi liitlased. Aga nüüd, ühesõnaga meie liitlased, just nimelt need tahtekoalitsiooni liitlased, eks ole, kellega me siin, ma ei tea, meil on NATO ja Euroopa Liit, siis meil on veel mingi organisatsioon nimega tahtekoalitsioon, kes ei vastuta millegi eest, kellel ei ole nagu mingisuguseid selliseid, kas pärast, kui midagi toimub, ei vastuta millegi eest, eks ju, ja meie läheme nüüd teades, milleks meie naaber on võimus, me oleme siis kogu aeg nagu rääkinud ja sellele ohule viidanud ja siis järsku näeme, et meie merevägi, see põhimõtteliselt on nagu sõjavägi, eks ole, merevägi, eks ole, siis piirivalvekopterid, eks ole, mis on ka, eks ole, nagu ikkagi meie nii-öelda sõjavägi, on järsku välja aetud ja lähevad kontrollid teostama ja kui peaminister meile ka täna rääkis kogu aeg, eks ole, et see oli selline rutiinne kontroll ja me oleme 400 korda seda juba umbes teinud, et mis siis nüüd teistmoodi oli, vabandust, aga kui me oleme 400 korda teinud, siis 399 korda ei ole Vene hävitajad välja tulnud. Et see on ikkagi see, et see kõik nagu selleni praegu aeti, mina nagu naisena ja emana tagantjärgi, kui ma nagu mõtlen selle peale, kui lähedal me tegelikult olime sellele, et meie mehed ja meie pojad oleksid praegu juba mitmendat päeva sõjast näiteks, eks ole, siis Siil tegelikult oli ka, kas see oli lõppenud või toimus ka täpselt sellel ajal, eks ole, et nad poleks sealt tagasi tulnudki, nad oleks otse sinna kaevikutesse sõdima jäänud, mis nad olid siis õppuste käigus valmis kaevanud, ja tegelikult ma lisan veel sinna, meil täpselt samal ajal enam-vähem ju korraldati see nii-öelda häireõppus, eks ole, kus siis testiti nii-öelda neid, pidi testitama ohusireene ja pidi testitama siis seda nii-öelda avalikkuse teavitust sõjaohu korral, eks ole, mis me siin muudest kriisidest praegu räägime. Et see oli täielik läbikukkumine, peaaegu 4,5 miljonit, kas 4,2 miljonit läks kogu see ülesehitamine maksma läinud ja see kukkus läbi niimoodi, et sõnumid tulid hilinemisega erinevatel aegadel, sireenid ei töötanud osad, nad töötasid nõrgalt ja keegi, see oli väga irooniline ja kurb, aga väga selline kommentaar ütles niimoodi, et mis seal ikka, eks ole, et kui meil sireenid ei tööta ja sõnumid kohale ei jõua, või sireenid töötavad nõrgalt ja sõnumid kohale ei jõua, siis Vene hävitaja Tallinna kohal teeb piisavalt palju häält, et kõik teada saaksid, mis toimub. Ja samal ajal olidki Vene hävitajad tegelikult ka Läänemere kohal, nii et kõik need asjade kokku langemine, mina nagu ei saa üldse aru, miks Eesti avalikkus, ka meedia praegu nagu pisendab seda, sa ütlesid, et nad on küll küsinud küsimusi, aga
aga praegu on väga selgelt näha, et nad on saanud mingi käsu ja korralduse ühesõnaga rääkida neist strateegilise kommunikatsiooni jutupunkte, mis on valitsuse poolt tulnud, ehk et noh, ühiskond teeb, kõik rahunege maha, midagi ei toimunud ja kõik on väga hästi ja valitsus teab, mis ta teeb ja siis valitsus ei peagi tegema, ei peagi teadma, mis nagu toimub, sellepärast, et meil on nii pädev mereväe ja kaitseväe juhataja, et noh, tegelikult kui sinna asja sisse vaadata, siis ei ole me kaitstud, ei ole me hoitud, siin võib iga päev juhtuda tont teab mida, see on täielik käpardlikkus ja suur segadus, mis meie ümber valitseb, nii et ei, noh, mina ikkagi ütlen, et kui me räägime siin julgeolekust, siis tegelikult mingit erilist julgeolekut meil ei ole. Jah, et me püüdsime mitu korda teada saada, et kes oli see inimene, kes andis selle käsu ja peaminister keerutas. Küll tõi ta nagu need näited, et ei peagi keegi käsku andma, aga õige oleks olnud, kui peaminister oleks selgelt välja öelnud, kes andis korralduse, kuidas see juhtimisstruktuur korraldatud on ja kuidas see on ka koordineeritud. Praegust vaatad ja imestad ja tänad õnne, et see asi niimoodi taandus, et ei eskaleerunud, et need sõjalennukid pöörasid otsa ümber ja läksid tagasi. Ja mina näen, et meie selline valitsuse tegevus on väga ohtlik ja ei tasu ka ajakirjanikel õli tulle valada, et öelda veel, et oi, et kui me neid Vene tankereid, varilaevastiku tankereid kogu aeg kiusame, siis nad äkki mingil ajal enam ei tule. Ei kullakesed, me ei ole nii suured ja nii tugevad, oleks vastupidi, et Vene kiusaks meie tankereid, siis me nähtavasti lõpetaksime sealt kiiresti need tegevused, aga tõmbame tänaseks sellele ohtlikule teemale joone alla. Loodame, et rohkem enam ei tule. Ja loodame, et Kristen Michal enam nii ei tee. Ja vaatame järgmisele teemale otsa, mis on samuti ka väga tõsine, sest meie valitsus on toomas Riigikogu lauale uut eelnõud, et suurendada odavtööjõu sisserännet. Monika, räägi sellest ka täpsemalt, mida siis meile see uus mõte kaasa toob? No valitsus, miks ta seda toob meile? See on põhjus on väga lihtne, et noh, nad tahavad ennast praegu näidata, nad on ju tõstnud kõiki makse, eks ole, meie energiahinnad on taevas ja noh, ettevõtjad on ju täiesti, kõri on kinni pigistatud, siin väga palju pankrotte on, kõik lõpetatakse tegevust ja ettevõtjad on nagu väga vihased selle valitsuse peale juba ja siis nüüd noh, üritatakse justkui nagu ettevõtjatele vastu tulla, sest et noh, me teame, et kui ettevõtjal on no, mis see on ettevõtlus, eks ole, äritegevus, eks ole, sul peavad olema tulud, kulud, kasum, et sa saaksid üldse edasi funktsioneerida ja noh, seal on kõik need sisendid, mis lähevad nagu kulupoolel, eks ole, siis on see, kus tuleb see tulupool, võtad maha, noh ja saadki aru, kas sa saad edasi tegutseda või mitte. Aga kuna valitsuse otsused on juba noh, ütleme aastaid, eks ole, alates sellest, et meil on energiahinnad taevas tänu sellele rohepöördele ja siin keeldutakse, noh, aetakse ikka jonnakalt edasi seda hullu juttu, eks ole, kuidas no ühesõnaga see, et meie oma energia või põlevkivi energeetika ei ole mingi energeetika ja selle peab ära tapma ja tuleb asemele tuua see roheenergeetika, mis on odav, tegelikult on kallis ja noh, ühesõnaga tänu sellele, me oleme seal veel seal Nord Pooli elektribörsil, eks ole, mis ei ole mingisugune börs, mis on tegelikult puhtalt manipulatiivne räkit, raha pööritamise räkit, et ja nüüd ettevõtjad on siis läinud jälle, eks ole, valitsused nagu müts käes, härra, palun lase elada, armas härra, palun lase elada, ja siis noh, nad on talli taga juba 10 korda peksa saanud, aga ikka lähevad müts käes ja kummardavad ja nüüd siis armuline härra, armuline valitsus on siis tulnud välja mõttega või ettepanekuga, aga et noh, et ainukene sisend, kus te saate veel natukene seda noh, nii-öelda hingamisruumi, on siis tööjõukulud.
ja et siis odav tööjõud ja noh, et siis tules vastu nüüd ettevõtjate soovil, eks ole, presenteeritakse ennast, saab presenteerida jälle kui ettevõtja sõbralikku valitsust ja erakonda nagu Reformierakond. Nii, aga mis see nagu kaasa toob see tegelikult selle, et noh, viimane uudis oli, et meil on 64 000 ja peale ametlikku töötut ja töötuse protsent on lähiaastate kõrgeim. Ehk et meie oma tööjõuressursid on juba nagu nii suured, aga millegipärast nagu ettevõtjad ei taha sealt võtta. No seal on muidugi omad probleemid, aga no fakt on see, et Eesti inimene ei saa enam selle palgaga minna tööle, mida ettevõtjad on suutelised neile üldse maksma, eks ole, noh, kui me sisenditest räägime, ilma et ta pankrotti läheks. Et noh, see ongi nagu selline koht, aga mis Eestit nagu tervikuna ohustab, see on väga ohtlik Eestile, sellepärast, et kui me toome sisse võõrtööjõu, nüüd juba räägitakse, eks ole, et juba öeldi, me arutasime seda teemat, ei, kõik pereliikmed on ka väga teretulnud ja me küsisime, et okei, et tooge siis, kui töö tahab tegemist, eks ole, noh tõesti tooge mõnesse sektorisse, siis see töö saab tehtud ja kui töö saab tehtud, siis nad lähevad minema ja lähevad tagasi. Ei, meil on pereliikmed ka väga oodatud, siis me küsisime taga sotsiaalsüsteem, pereliikmed tulevad kõik meie sotsiaalsüsteemi peale, eks ole, haigekassa peale, lapsed tulevad kõik haridussüsteemi peale, et noh, kas see siis riigile tulu või kulu, eks ole, et noh, et te tahate ettevõtjatele teha seda nii-öelda tulubaasi sellega, et te lasete selle võõrtöö sisse, aga riigile tuleb see ju kulu poolele. Ei, noh, selles mõttes ega selle seltskonnaga ei olegi võimalik, see debatt läheb juba, see on nagu ebaväärikas debatt nagu nii. Jah, et Monika, sa viitasid ka, et see palgasurve tekib ju meie oma inimestele ka, et kui seni oli nõue, et välistööjõule pidi maksma 1,5 Eesti keskmist palka, siis nüüd seatakse palgapiir sektori või piirkonna põhise määraga, et kui kuskil, ütleme, Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal on madalamad palgad, siis võib ta võtta sinna tööle ka madalama palgaga inimese, välistööjõu ja see loob olukorra, kus meie oma inimesed enam ei pääsegi tööle. Esiteks kulud on väga kõrged ja kui sulle enam ei maksta väärikat palka, siis tekib olukord, kus töö puudus kasvab veelgi ja ega see ei too ju tootlikkust kaasa. Ja kui me nüüd Tallinnast ringi vaatame, Eeva, kuidas sulle jätab Tallinn? Millise mulje Tallinn sulle jätab, kui sa lähed kuhugi teenindussektorisse või lähed kohvikusse? Kui tihti sa eestikeelseid inimesi näed? Jah, ongi see probleem, eks ole, et kui sa tahad nii-öelda tööle saada, sa pead oskama, eks ole, vene keelt ja kui sa tahad teenust saada, siis sa pead jälle oskama vene keelt, et praegu siin üldse Tallinnas hakkama saada. Ja ütleme nii, et kas see oli aastal 2020, kui tehti uuring, et Eestis on eesti keelt kõnelevaid inimesi, rahvastikust siis meie elanikkonnast 64%, see oli aastal 20, kui ma ei eksi, et noh, tänaseks päevaks on see protsent ikkagi, ma arvan, kõvasti kahanenud, sest et me oleme siis täiesti rekordiline on meie sisseränne, et siin aastatel 2019 kuni 2023 on Eestis püsivalt elama tulnud 97 000 mitte Eesti kodakondsusega isikut. Ja siin ei ole sees seda eestlaste tagasirännet, mida, eks ole, EKRE kogu aeg on öelnud, et ainus tagasiränne, mida me vajame, on eestlaste tagasiränne. Et see on kõigi aegade rekord ja kui siia nüüd, eks ole, liita siis veel juurde see, millest te rääkisite, meie nagu siis töötute arv, mis on siis jah, üle 64 000, et ja siia tuua veel siis võõraid juurde, et esiteks on see meie majandusele halb, aga mis saab meie keelest ja kultuurist, see on ikka väga-väga tõsine küsimus. Ja, et ma lisaks veel siia juurde selle, et siin Tööandjate Keskliit nädal enne seda, kui hakati rääkima täiesti ametlikult, et valitsus valmistab ette seda võõrtööjõu sissetoomise lihtsustamise seaduseelnõud, siis
juba Tööandjate Keskliit jõudis juba pisarat kiskuda teemal, et noh, me teame tegelikult, et selle viimase 3 aastaga on 2,5% rahvastikust Ukrainast meile lisandunud, eks ole, 2,5% rahvastikust. Ja noh, siin räägitakse ikkagi, noh, räägitakse sõjast ja räägitakse rahust, aga need rahust rääkijate hääled on õnneks juba, noh, ütleme, valjemaks muutunud ja rahust räägitakse iga päevaga aina enam ja juba nad on hirmul, et mõtleks, et kui nüüd tuleb see rahu, eks ju, kas me jälle küsime, et kui kumb on siis hea asi, kas sõda või rahu, et noh, iga normaalne inimene aru saab ju, mõistab, et noh, me kõik tegelikult tahaks rahu ja peakski rahu tulema ja rahu on hea asi, siis tuleb välja, et ei, rahu on halb, sest siis lähevad ukrainlased ära ja siis Tööandjate Keskliit ütles, et noh, võib-olla lähevad ära. Suurem osa Tööandjate Keskliit juba kiskus pisarat teemal, et appikene, siis kukub Eesti majandus nagu täiesti kokku. Ja mina nagu mõtlen, eks ole, et kuulge inimesed, vaadake nüüd, mida te räägite, et kas tõesti 3 aastat tagasi, kui Putin alustas Ukrainas täiemahulist sõda, et kas te tõesti tahate öelda, eks ole, et aitäh Putin, et sa seda tegid, näe, muidu meie majandus oleks 3 aastat tagasi juba kokku kukkunud, aga näe, nüüd me saime 3 aastat kasutada Ukraina nii-öelda odav tööjõud, Ukraina inimesi siin ja mõtle, kui õudne, eks ole, kui see sõda nüüd ei jätku, vaid tuleb rahu ja siis nad lähevad äkki ära ja siis kukub Eesti majandus käpuli, et noh, see kõik, mis nagu praegu nagu Eestis sünnib, et noh, et ma nagu kuulan ja vaatan ja ma mõtlen, et inimesed, eks ole, et noh, et noh, mille nimel te elate või kuidas te nagu mõtlete või noh, et mis teie olemasolul või eksistentsil üldse lõpuks Eesti riigiga midagi pistmist on, kui te niimoodi räägite? Jah, et ega see odav tööjõu sisse toomine ju ei mõjuta ainult palkasid, see tegelikult mõjutab kogu seda arengut, meie konkurentsivõimet, meie tootlikkust, et kui me saime veel siin aastaid paar tagasi olla uhked, et Eesti on selline innovaatiline riik ja tiigrihüpe ja aga meil on viimasel ajal juhtunud nii, et lätlased, leedukad, kõik on läinud juba mööda tootlikkusega, ehk siis ühe inimese kohta toodetakse rohkem väärtusi, kui Eestis seda tehakse, lisaks me langemegi konkurentsivõimelt, et me jäämegi järjest vaesemaks ja see ongi selle lühiajalise, ma ei tea, odav, see nagu pirutuli, et korraks võib-olla on soe ja valge, aga kui see kustub, siis oleme me nii majanduslikult miinuses kui ka rahvusena miinuses, sest ainus, ega me ei vaja ju rohkem inimesi, me vajame ju tegelikult rohkem eestlasi ja praegune valitsuse poliitika peletab ju ka eestlased minema, et meie inimesed ju lähevad sinna, kus on kõrgemad palgad, kus on paremad sotsiaalsed tagatised, väiksemad maksud ja näibki, et selline on meie Reformierakonna plaan, et teeme Eesti eestlastest tühjaks, keda nad siis asemele siia ootavad, et kolmandatest riikidest. Aga sellest teemast me kindlasti saame ka rääkida, sest see eelnõu on veel alles valitsuse kabinetis, et tuleb meil ka Riigikokku ja selle nädala kuum teema on ju Rail Baltic. Eeva, sa oled kindlasti uurinud selle kohta, et kuidas siis hakkab meil sealt Pärnust või Häädemeestesse hakkame Tallinnast Häädemeestesse sõitma või saame kaugemale ka? Miljardi raudteega. Mulle väga meeldis, kui Rain Epler, eks ole, tuli sellest erikomisjoni istungilt sealt välja ja siis kommenteeris, et seal oli kohal olnud ka Läti siis vastava komisjoni inimene ja oli ütelnud otse välja, et nemad Eestile vastu raudteega ei tule.
küsimusele, mille esitas Rain Epler siis, et aga kas sellele järgnevad Eestile ka mingisugused riskid trahvidele, vastas kliimaministeeriumi ametnik, et ei, et nemad selliseid riske ei näe. Aga siis Läti ametnik võttis oma portfellist vastavad dokumendid välja, et niisugune oht tõepoolest on, et me saame trahvi, et isegi kui meie ehitame siis oma Häädemeesteni raudtee välja, aga trahvid saame ikkagi, kui Läti ja Leedu oma osa siis valmis ei ehita. Ja siis oli veel väga nagu huvitav seda kuulata, et kliimaministeeriumi ametnik hõõrus aga käsi, et noh, aga rong võib ju Häädemeesteni ka sõita, et ikka parem, et muidu lähevad rööpad rooste. Nii et selle noh, nii-öelda kurva asja juures natuke nalja ka. Ei, kui muidu rongid sõidavad teatud graafiku alusel, et kella 6 või kella 5, siis hakkavad rongid sõitma teatud ilmaolude alusel, et kui hakkab roostetama, siis tuleb rong. Jah, ma ütleks, et kui juba nalja tegemiseks läks, siis mäletate, kuidas alguses meile müüdi seda Rail Balticut jutuga, et me saame Berliini ooperiteatrisse, et rahvas lõuapoolikud sotsiaalmeedias juba ervitavad, et et küll on tore, et Saksamaa või Berliin on nüüd võtab vaevaks meile Iklasse ooperiteatri ehitada, kus me siis käima saame hakata. Aga see on nagu ikkagi täiesti uskumatu, et ega siis juba ronge ostetakse, eks ole, juba ühtegi rööpapaari ei ole veel maas, keset põldusid on mingisuguseid viadukte rajatud, eks ole, tohutul hulgal liiva, kruusa, pinnast, kõike sinna kokku veetud, betooni valatud, et ei ole ühtegi rööpapaari pandud, eks ole, nüüd Tallinn hakkab mingit koos Mainori ja siis selle Rail Balticu selle firmaga, eks ole, kes siin on, kes saavad kõrgeid palkasid, on kõik need mingid poisid seal, kes on saanud kõrgeid palkasid kõik need aastad, et hakkavad siis seda terminali rajama ja veel nipet-näpet siin ja seal ja raha on ju ära kulutatud, minul see on nagu tohutult korruptiivne süsteem, mis on püsti pandud ja nad lihtsalt tõimalt ütlevad, ei, me läheme selle edasi, seepärast, et ega siis raha tuleb ometigi ära kulutada. Kas raudteed tuleb või ega see ei olegi oluline? Tegelikult ei olegi kogu raha veel ära kulutatud, sest vahepeal on ju asjad palju kallimaks läinud, et kui 2017. aastal hinnati projekti maksumuseks 5,8 miljardit eurot, siis nüüd on juba see tõusnud kuni, 15 miljardi euroni ja Riigikontrolli viimased värsked andmed ütlevad, et Eestil on 1,8 miljardit puudu, Lätil 4,4 miljardit ja Leedul 3,9 miljardit eurot ja samas ei ole ju loota, et Euroopa Liit appi tuleks. Alguses oli ju räägitud, et see projekt tuleb puhtalt Euroopa Liidu rahad ja meie oma osalus on seal mõni miljon. Nüüd me oleme jõudnud olukorda, kus Euroopa Liit tegelikult kohustab, nagu sa ütlesid ka, et tulevad trahvid ja ega see trahv ei jagune ju mingi teatud lõigu peale, vaid see trahv jaguneb siis nähtavasti kogu selle projekti peale ja meil peab see olema 2030. aastaks valmis. Ma tuletan meelde, et Siim Kallas muuseas, kui ta oli siis transpordivolinik Euroopa Komisjoni juures, siis tema oli see mees, kes kirjutas alla esiteks, et see peab olema valmis aastaks 2030 ja see tuleb valmis ehitada, ühesõnaga ilma hinnapiiranguta, ükskõik mis see maksab, kõik 3 riiki võtsid endale kohustuse tema allkirjaga see valmis ehitada. Ja nüüd ongi niimoodi, et isegi kui meie ehitame sinna Häädemeesteni selle, nagu sa ütlesid, meie võime oma lõigu isegi, Eesti on ikka tubliim kui teised, valmis ehitada, ja siis, aga Euroopa Liit, kes on ju tegelikult on juba raha siia sisse pannud, esiteks küsib oma rahad tagasi ja teiseks annab trahvi, ja meie hakkame siis maksma kõige selle eest, mis ei ole aastaks 2030 valmis ehitatud kõige 3 Balti riigi piires, meie siis hakkame ka veel kõigele lisaks trahve maksma. Jah, et ka Läti eest ja jälle meil ei räägita sellest, et raha on puudu, et me ei saa valmis, aga lätlased räägivad palju avalikumalt ja nad ütlevad, et see Läti ja Eesti lõik, see võiks võib-olla
valmida kuidagi erasektori partnerlusega ehk nii-öelda PPP projektina ja no ma ei tea, kes erasektor on, kes appi tuleb. kas nad mõtlevad pigem see, et tuleb naaberriik appi, et Eesti teeb oma aktsiaseltsi ja läheb ehitama raudteed, sest tuletan meelde, et kui oli Tartu kultuurilinna aasta, siis avati, ma ei tea, kas siiamaani see toimib, aga mõneks ajaks avati Tartu ja Riia liin. Töötab jah. Ja ma tean, et kuna ma olen ise ka sõitnud sealt Riiast Valka, et seal enne Valgat hakkas see raudtee ikka niimoodi loksuma ja kolisema, et rong sai vabalt seal, vaevalt seal 40 kilomeetri tunni kiirusega läbi, et siis Eesti Raudtee investeeris sinna kuni 300 000 eurot, et rong vähemalt enne Valgat uppi ei lendaks. Aga ega me siis ei ole ju pääsenud sellest. Hoiame siis raudteerööpade nii-öelda kuivad, kui me sinna aga ronge liikuma ei saa, aga Monika, sa ütlesid küll hästi, et tegelikult on 70 miljonit eurot juba rongide ostuks plaanitud, et see kõik mõjutab, mõjub nagu püramiidiskeem, et kaupa ei ole, aga andke ainult raha. No väga väike seltskond on, kes praegu seda raha seal pööritab ja mina ikkagi ütlen, et see on puhas rahapesu, mis seal käib ja meie kõigi raha pestakse seal ja mingisugune seltskond saab palkasid ja toimetab ja tallab tühja tuult sõna otseses mõttes, aga Eesti rahvas maksab selle kõik kinni. Ja ega siis midagi ju ei järgne, kui need rahad ära kaovad, võib-olla viibutatakse näpuga, et nii ei tehta, kui me võtame Liina Kersna testihanke juhtumi. Koos Maarjo Kadastikuga. Just koos Maarjo Kadastikuga, kes on meil nüüd suur roheenergia vedur, kes räägib meile tuulikutest. Kes pööritab nüüd tuulikurahasid. Just, et ega siis, kuidas see kuri moodu jätta ja võtame ka need Autorollo teemad ja ei saa ju rääkimata jätta ka Siim Kallase 10 miljoni dollari afäärist, et see raha kadus ka ju ära. Ega siis keegi ju ei vastutanud ja kedagi ju vangi ei pandud. Et läks kõik sama joru edasi, aga kui me juba püramiidskeemide juurde oleme jõudnud, siis ei ole ju mitte väiksem püramiidskeem meie tuulikute häri. Kui palju, Eeva, sina oled suutnud sellele tuuliku äril silma peal hoida ja kui palju see ka Lääneranna sinu valda puudutab? Lääneranna valda puudutab see ka väga tõsiselt, et ühel volikogu istungil hiljuti just kinnitati ära detailplaneering ja sinna tuleb ka ikka 10 tuulikuid, mille maksimumkõrguseks on lubatud 304 meetrit. Ühe tuuliku siis see pindala on seal 90 ruutu ja eks ole, siis vundamendi sügavus on juba 40 meetrit, eks ole, ja seal küsid või ära küsi, et räägitakse, et see mitte kuidagi nagu mingisuguseid looduskeskkonnakahjusid kaasa ei too. No see on nii absurdne, aga minu meelest oli nagu see nii tänuväärne, et te korraldasite Riigikogus selle olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu, kus te kutsusite, eks ole, kõik spetsialistid rääkima, Margus Silla ja Anti Kukkela ja Maraniku, et sellest oli minu meelest ka avalikkusele väga-väga suur nagu abi. Ja kui ma vaatan, kui suurt huvi selle vastu tunti, et kuidas seda sotsiaalmeedias neid igasuguseid küsimusi ja vastuseid vaatasid, siis see oli väga oluline. Jah, et inimesed ju ei tea, seda enam, et mida rohkem inimesed teadlikuks saavad, seda rohkem nad küsivad küsimusi, tahavad teada, mis neile järgneb nendele ehitustele ja nüüd on juba jõudnud olukord sinna, kus riik näeb, et ta ei saa kogukonnast üle ja meil oli ju korraks siin Riigikogus esimesel lugemisel seaduse muudatus, mis kiirendab tuulikute planeeringuid. Et jäetakse keskkonnakaitseseadusest rida punkte välja, kus ei pea enam kooskõlastama
kohalike kogukondadega, isegi kohalikelt omavalitsustelt enam ei küsita arvamust või antakse hästi lühikene aeg selleks, et kuidas see demokraatia järjest nagu mureneb. No demokraatiaga meil läinud eriti toredasti nüüd ju meie uus sotsiaalminister, kes on võtnud oma hinge asjaks võidelda kõikvõimaliku uhuundusega, siis tema on nüüd tulnud välja sellise mõttega, et ja ta tegi ka postituse, kus palus kõigil teada anda, kus siis kohalikes et ei saa olla niimoodi, et kohalikud omavalitsused võimaldavad siis inimestel koguneda ja siis arutada siis ka tuulikute teemal, eks ole, sest et see infraheli teema on tema jaoks puhas uhuu teema, et kuna neid asju seal arutatakse, siis tegelikult tema tuligi nagu hästi demokraatliku asjaga välja, et kohalikud omavalitsused peaksid sellised asjad ära keelama. Selliseid asju kohalike omavalitsusele kuuluvates ruumides, kus tegelikult kõik need kogukonnaruumid, saalid, kõik, eks ole, vallamajad on olnud siiamaani kasutusel, suured ruumid, kuhu inimesed saavad kokku tulla ja nendel teemadel rääkida, et tema siis tuli välja, tema on valitsuse liige ja põhimõtteliselt see on valitsuse seisukoht, et see tuleb ära keelata veel kõigele lisaks, et see on nagu minu meelest üldse, ma mõtlen, kuidas me üldse saame rääkida Eestist kui demokraatlikust riigist, kui me selliseid asju nagu kuuleme ministrite suust. Jah, et inimesed enam ei tohi nagu rääkida ka, ei tohi enam küsimusi küsida, ei tohi rääkida ja ma vaatangi, et millise kaose ja segaduse on need tuuliku arendused ju kaasa toonud. Ma ise käin praegust ühe tuuliku arendajaga, või tähendab õigemini, ma esindan valda, aga vaidleme Tartu halduskohtus selle üle, et miks volikogu ei algatanud detailplaneeringut ja arendaja heidab ette, et neid ei kuulatud ära. Neil jäid rahad saamata, jah? Ja neil jäid ka rahad saamata, nemad olid arvestanud ja plaaninud, et selleks ajaks on neil juba nii-öelda need ehitusload käes ja sest siis hakkab ju kohe riigi raha tiksuma aga need erinevad volikogu hääletused näitasid, et mida rohkem inimesed said teada, mida toob kaasa see 300-meetrine tuulik, kuidas need metsad, seal kogukonna metsad kõik maha raiutakse, seda vähem nad selle poolt hääletasid, sest alguses ju räägiti, et tuuleenergia on puhas ja roheline ja väga loodussõbralik, väiksed nunnud propellerid kuskil külanurgas, siis olukord on hoopis teine ja EKRE on asunud kaitsma kogukondi. Meil on välja antud voldik, kus on välja toodud kõik need ohud, mis kaasnevad tuulikutega ja igal pool, igas vallas me oleme öelnud oma inimestele, et me ei saa lubada seda. Me ei saa lubada, et vald või maapiirkonnad muudetakse tööstusrajoonideks, sest kui juba seal üks tuulik püsti on, siis on vaja kõrgepingeliinid juurde, alajaamad, akupargid, et seal veel kuidagi oma rahulikku elu elada tundub üpris nagu võimatu. Aga Eeva, kuidas teile need pargid planeeritud on? Kas need jäävad ühte kohta või on nad erinevates kohtades, et kuidas see mõjutab teie valla inimeste elu? Need on erinevates kohtades ja need kindlasti mõjutavad valla elanike elu negatiivselt. Et selles istungil üks vallaametnik tõi küll välja, et kuidas Lääneranna valla elanikud väga soovivad neid tuulikuid endale maja taga, et keegi oli ostnud nagu spetsiaalselt korteri, et hakata saama siis seda talumistasu.
et noh, võib-olla tõesti niisugune 1 või 2 inimest on, eks ole, aga kõik uuringud näitavad, et eriti need piirkonnad, kus tuuleparke rajama hakatakse, nad ei taha neid tuulikuid, et see protsent järjest kasvab ja see on ka ikkagi minu meelest tänu EKRE-le sellele nagu teavitustööle, et kõik, mis on selle terviseriskid, mis on riskid loodusele, eks ole, et kõik need, et see ei ole kuidagi roheline energia, et järjest hakkab inimeste ikkagi teadlikkus selles vallas tõusma. Ja mis ma tahtsin, et sa rääksid vaata oma sellest kohtuprotsessist, et mina väga huviga ootan, et mis selle kohtuprotsessi tulemus on, sellepärast, eks ole, Lääneranna vallas oli koolireform ja kohtuastmetes vist 2 tükki on käidud ja nüüd viimane otsus tuleb juunis, aga kogu aeg on kohtuotsus tulnud sellele, et vallavolikogu on sellise otsuse langetanud, et seda tuleb aktsepteerida. Et kuidas nüüd, eks ole, teie Vinni vallas ju langetasite ka otsuse, et kuidas siis seda otsust ei peaks nagu aktsepteerima? Ja, et noh, mis mina tahaks veel juurde lisada, et noh, nagu mingisugused häälekesed kostavad, aga seda ka kogu aeg surutakse nagu maha, aga me teame, et Eesti inimene on väga keskkonnahoidlik, Eesti inimene armastab ju loodust ja meil armastab metsa ja noh, meil on ju terve väga suur seltskond, kes on sellise metsateemalise võitluse teinud enda selliseks noh, eluvormiks lausa, ja nüüd ma nagu vaatan, et huvitav, et kus need suured metsakaitsjad nüüd küll on, et kogu me räägime sellest, eks ole, et no toimel raiutakse, et lageraiet tuleb ära lõpetada. No see on nagu üks teema, aga kui me nagu vaatame, et kus siis on need Eesti metsakaitsjad seal, kus tegelikult ju suured metsamassiivid praegu mitte ei raiuta, vaid raadatakse. Ja vatas need terminoloogiad nad räägivad ainult raiumisest ja ma arvan, et nad teevad seda tõesti meelega, eks ole, inimesed, oi, kui need vaesed puukesed raiutakse maha, kõik on, aga kasutame sõna raadamine, mis on kasutusel ja metsa raiumine ei ole kasutusel tuuleparkide rajamisel, eks ole. Kui võetakse suured metsaalad ka tegelikult siis looduskaitseliste piiranguid võetakse siis maha, et saada siis luba sinna rajada tuuleparki ja seal ei raiuta metsa, vaid seal raadatakse metsa ja inimesed peaksid tegema vahet. Kui metsa raiutakse, siis sinna metsa asemele on võimalik, et kasvab kas ise uus mets või istutatakse uus mets. Ehk et siis iseenesest see metsaala kui selline ei pruugi kaduda, aga kui raadatakse, siis tähendab seda, et võetakse puud, raiutakse maha, küntakse üles, valatakse betooni, pannakse, eks ole, kõik need teed ja kõik need infrastruktuur rajatakse, sinna ei kasva mitte kunagi enam mitte ükski puu ja see on nagu nii-öelda nende metsakaitsjate radari altast nagu tahtlikult või tahtmatult täiesti läbi jooksnud, et mina ikkagi soovitan väga nagu sinna ka sisse vaadata, et see metsateema nende tuulikute rajamisel ei ole sugugi mitte vähetähtis teema. Väga õige, Monika, et just see metsateema sinna kõrvale tuua, kui nüüd vaadatagi, kuhu on need tuulepargid planeeritud, siis 75–100% ulatuses katavad neid alasid metsad ja meile küll jälle räägitakse ilusatest numbritest, et ühe tuuliku jaoks on tarvis raadata hektar metsa selleks, et vundament paika panna ja hektar metsa selleks, et see juurdepääsutee sinna teha, aga tegelikkuses, kui ma toon Vinni valla näite, siis on ühe tuuliku kohta 8 hektarit metsa, järelikult on seal vaja rohkem neid, kas seal on vaja need kõrgepingeliinid sinna juurde tuua, et 8 hektarit metsa ühe tuuliku jaoks, et see nagu mõtled, kust kohast see metsa asendatakse, sest Euroopa Liit ju nõuab, et meil oleks nii palju protsenti seda metsamaad ja et meil oleks see looduskaitse all ja vähe sellest 2024. aasta lõpus ju kuulutas RMK välja oksjoni hoonestusõiguse andmiseks metsamaale, et sa mõtled nagu selle peale, mis ajast hakkas RMK hoonestajaks, et kui ma arvan, et mõni, kes on ka pidanud
pidanud kokku puutuma selle olukorraga, kui ta on tahtnud väikest majakest oma metsaservale, et milline kadalipp seal on, et sa pead maa sihtotstarvet muutma, et nii lihtsalt sa ei saa minna ju lambist ja hakata metsaserva maja ehitama. Jah, et hakata ehitama, aga nüüd meie RMK, kelle kodulehelt võime lugeda, kuidas nemad on tänulikud, et meile on usaldatud Eesti metsa ja elurikkuse hoidmine ning kasvatamine ja kus sa siis võtad, et kui ta paneb hoonestusõiguse oksjonile, plaanib sinna tuulepargid, et kuidas see käib kokku selle missiooniga või selle ülesandega, mis rahvas on ju talle andnud, ega RMK mets on ju meie kõigi oma. Ja kuidas see elurikkus sinna juurde käib, et see kõik on väga silmakirjalik ja ma kutsun ka metsahoidjaid üles vaatama, mis tegelikult toimub. See ei ole lihtsalt lageraie, see on metsa kadumine, nagu Monika, sa ütlesidki, et see on metsa kadumine alatiseks. Just. Ja selles mõttes ka, et tõesti minge ja tegelege selle probleemiga seal, kus see probleem nagu päriselt on, et siin juba aastaid on räägitud, meie kodumetsad võetakse kõik maha, kodumetsad, mustikametsad, seenemetsad, kõik, ühesõnaga see nutt ja ala on käinud siin aastaid. Vabandust, tuulikupargid tulevad teil sinna külade lähedale, eks ole, kilomeetri kaugusele, on ju. Need on ju teie kodumetsad, kõik, mis maha raadatakse ja sinna ei tule kunagi metsa, ei tule mustikametsa, ei tule seenemetsa, sinna tuleb kruusbetoon, siis need suured mastid, mis undavad ja vilguvad sul öödpäevad läbi. Et see ei ole normaalne. Ja tegelikult me olemegi suhteliselt abitus olukorras. Tuletame meelde, et see on natukene sarnane 90-ndatega, kui taheti Narva elektrijaamad erastada, et see otsus tuli valitsuse poolt, opositsioon ei saanud ka midagi öelda, et aga ainus, mis tollel hetkel tookord aitas, olid rahvaalgatus. Inimesed andsid allkirju ja anti kuni 163 000 allkirja. Nii et minu soovitus on ka, et inimesed hakake vastu. Meie nagunii teeme siin Riigikogus kõik, mis me suudame. Teeme ka kohalikus omavalitsuses kõik, mis me suudame. Et kas või omavalitsuse lagunemise või koalitsiooni lagunemise hinnaga oleme tuulikutele vastu ja ega siis muud ei jäägi ju üle. Ja ega EKRE on ainuke, kes tegelikult inimeste ees seisab, et kui me vaatame, mis Pärnus praegu sündis, Pärnu volikogu hääletas tuuleparkide poolt ja tänu, EKRE oli siis ainukene, kes oli vastu ja loomulikult siin praegu Isamaa on ka ju tõusnud, vaatanud, et siit saab mingi populistliku punkti, eks ole, räägivad ka nagu kuskilt serva pidi ja selle tuuleenergeetika või selle nii-öelda taastuvenergeetika vastu, et aga ise hääletasid Pärnus tuulepargi rajamise poolt nagu miskad. Ma ei tea, kuidas teil Läänerannas on seal Isamaa esindatud? Isamaad ei ole esindatud, et seal oli üks saadik oli Isamaa liige, aga kuna koolireformiga taastus sealt välja, nii et jah, Isamaa. Vallavanem on teil Isamaa? Aga vallavanem on Isamaa ja kõik tuulikud püstitab ja koolid paneb kinni ja meil Vinni vallas on ka ainukene, kes on tuuleparkide poolt, on Isamaa. Et siin Riigikogus nad justkui on natukene kriitilised, aga koha peal on siis näha, mida nad tegelikult mõtlevad ja teevad. Aga head külalised, aitäh teile ja aitäh ka vaatajatele ja nautige kevadet, käige metsas nii kaua, kui seda on ja vaadake ikka elust ja poliitikast saadet. Kõike head!